Sünnituseks ettevalmistumisel on oluline keha ja meele koostöö. Lisaks perekooli loengutele tuleks ka oma keha ette valmistada. Seekord läheb Stiina rasedate joogat proovima. Tundi alustatakse sellega, et tutvustatakse ennast, räägitakse natuke oma muredest ja rõõmudest ning seejärel asutakse harjutuste juurde. Alustame siis hingamisega. See tähendab seda, et me paneme käed kõhu peale ja viime selja hästi sirgeks. Ja olge hästi lõdvestunud, laske suud lahti ja natukene lase see lõug rinna peale või rinna suunas ja hakkame hingama siis niimoodi, et rindkere ja kõht liiguvad. Et mõnusalt hingan läbi nina sisse, rahulikult, ärge üle pingutage ja rahulikult läbi suu välja. Et otsige seda enda rütmi. See võib iga päev natuke erinev olla, et proovige natuke kiiremini, natuke aeglasemalt, et hästi sellised tunde järgi. Ja mõelge oma selja peale, et see lülisammas oleks võimalikult sirge, et mitte kunagi ei ole siis see, et on selline plokk sirge, vaid on selline mõnus, sirge, ilus selg. Et kohe nagu kujusta endale seda lülisammast, et selline mõnus, sirge, sest teil on selles sirges kehas hea hingata. Teil on ruumi, teie lapsel on ruumi ja te saate mõnusalt mõlemad hapnikku. Ja siis tunnete, et miks on hea hoidagi kätt kõhu peale, et üks asi on see kontakt lapsega ja teine siis see, et te tunnetate, kuidas teie keha hingamise rütmis liigub. Hingad sisse, rindkere ja kõht tõuseb ja hingad välja, langeb. Hästi mõnusalt. Et sa nagu mõtledki, et sa nagu kiigutad last mõnusalt hingamise rütmis. Sünnituseks ettevalmistumisel on väga oluline keha ja meele koostöö. Seda saab hästi õppida rasedate joogatundides. Jooga aitab leevendada ja ennetada paljusid rasedusvaevusi ning aitab raseduseks ette valmistuda. Rasedate joogas õpid sa oma keha lõdvestama ja teadlikult hingama, mis on sünnituse juures väga olulised oskused. Hästi. Ja alguses nagu natuke lihtsalt lõdvestada ja natuke puhata, et vii käed natuke ettepoole ja mine keharingiga ette, hinga välja, tule taha, hinga sisse. Et selline mõnus lõdvestav liikumine kogu kehaga. Hästi mõnus on seda kasutada tuhude ajal sünnitusel. Et kindlasti proovige. Eriti kui see tuhu tunnetus ja see ebamugavus on selga tekkinud, et siis hästi hea lõdvestaja. Igasugune kiikumine ja liikumine on lõdvestav ja rahustav, et me teeme seda ju beebidega pisikesest peale ja kui me teda niimoodi oma kehas samamoodi kiigutame ja liigutame, on see mõnus meil endal ja lapsel. Iseenesest ei tehta joogas midagi füüsiliselt palju nõudvat ja keerulist. Jooga aitab lõdvestada, pinget alandada ja keskenduda. Jooga harjutused õpetavad oma keha, hingamist ja tähelepanu jälgima. Mitmeid harjutusi, mida naised rasedate joogas teevad, saab ka sünnitusel kasutada. Et hästi sirgelt ja mõnusalt. Kas teil õhku on veel või? Ma ise juba tunnen küll, et hakkan näost vaikselt punaseks minema. Et keha on sirge, hästi klassikaline joogaharjutus, et tõstad jala ülesse täitsa sirgelt, et alguses teeme niimoodi, et sirutame pöia välja. Ja see on ka üks sünnitusasend, et mitte nüüd niimoodi pöid väljas ei sünnita, aga et jalga sellised külje peal, jalga üleval hoides saab sünnitada, et siis me ka hoiame vahest nagu põlvest kõverdatud, aga et siis teil aidatakse seda hoida, aga lihtsalt hea on seda ette harjutada ja paned tagasi täitsa oma tunde järgi. Tõstan küljele ja panen tagasi ja teen nii nagu ise tunnen ja mõnus on. Jälle jälgige, teie suukene on lahti, sest kui te lähete pingesse, siis te ikka kipute huuli ja hambaid kokku pigistama. Aga ärge seda tehke, sest siis on jällegi see lõdvestunud.
tunne, kui te ei tee ja jälle hea on natuke naeratada. Ja hinga edasi. Joogasse minnes pane selga mugavad riided. Spordijalatsid ei ole vajalikud. Soovitame teil kindlasti erinevaid rasedate treeninguid proovida. Mine proovi joogat, võimlemist, ujumist või hoopiski spetsiaalset beebiootajatele mõeldud pilatest. Nii leiad just selle õige, mis sulle sobib. Uurime nüüd Stiina käest, kuidas talle joogas meeldis. No tšau, jaga muljeid, kuidas oli? Mulle päris mõnus oli, mulle täitsa meeldis. Sa polnud enne vist käinud joogas? Ma ei olnud teha, kui ma registreerisin mitu korda ka ei jõudnud, aga ei, nüüd täitsa tasub minna, et väga mõnus oli. Kuidas oli raske, lihtne? Tegelikult ei teinud üldse rasked harjutusi, siuke hingamine ja lõõgastumine ei olnud nagu siuke higine trenn ega midagi sellist, et väga mõnus oli. Saad ikka mõnus ettevalmistus, et läheksid veel? Ei läheks. Väga hea. Mõõdukas kehaline aktiivsus raseduse ajal tuleb kasuks nii emale kui ka beebile. Kindlasti ei tasuks unustada ka perekooli loenguid, sest seal saad sa rasedusega kohaneda ning sünnituseks, sellele järgnevaks perioodiks ja beebi hoolduseks ette valmistuda. Järgmisel korral tutvume lähemalt haiglaga, kuhu Stiina ja Reigo sünnitama lähevad.